Tere hommikust kõigile. Te juba kuulsite tutvustused ära, aga video jaoks igaks juhuks ütlen üle, et mina olen Johanna Kadri-Kuusk. Olen üks esitluskeskuse esitlejatest. Aga mis me minust räägime, ma arvan, et meie panelistid on hoopis põnevamad isikud. Meil on siin siis Riin Saadjärv, kes on avaliku sektori esindaja Haridus-Teadusministeeriumist. Siim Sikkut, TI hüppe käivitaja, visionäär ja Märt Aro, innovaator haridussektoris, erasektori esindaja. Ja hakkame pihta, TI hüppe kohta on nii palju küsimusi, nii palju elevust. Ma tahaksin tegelikult, Riin, sinu käest kõigepealt teada, et kõik need õpetajad ja õpilased, kes selles programmis osalevad, kuidas nad üldse valitakse, et kas on vabatahtlikkuse alusel või on siin mingid muud tingimused? TI-hüppe programmi kaasatakse 1. septembrist kõik meie gümnaasiumites õppivad 10. ja 11. klassi õpilased ja nende õpetajad. Meie näeme, et kaasatud on siis kogu see nimetatud valim, mis aga ei tähenda seda, et me kuidagimoodi kohustame õpetajaid või õpilasi seda enda poolt kasutama. Et Eesti kool on autonoomne, meie õpetaja on autonoomne nii kaua, kuni ta järgib riiklikku õppekava ja seadusandlust, mis tähendab seda, et meie omalt poolt loome unikaalse ja suurepärase võimaluse, aga me ei kohusta kedagi. Kas see tähendab, et siis regionaalselt ka ei ole mingisuguseid erinevusi, et Tallinna koolid ja väiksemate asulate koolid kõik saavad võrdselt seda võimalust? Absoluutselt võrdselt, jah. Suurepärane. Märt, miks seda TI hüpet üldse vaja on? Hästi paljud on kindlasti lugenud, praegu meedias on igast kriitilisi kommentaare, et miks ikka on vaja seda TI hüpet, on ju. Ja ma teeks selle asja hästi konkreetseks, et AI on juba väga ammu koolis kohal. Ja mina nagu ikkagi olen tänulik Eesti riigile ja Siimule algatusest, et võtaks nagu pead kokku ja hakkaks päriselt mõtlema, siis me selle tehisaruga peale hakkame. Sest et hetkel toimub täiesti suvaliselt, on ju, õpilased kasutavad, siis kui juhtub, õpetajad kasutavad, siis kuidas ise nagu heaks arvavad. Ma 1,5 aastat tagasi olin ise ühes keskkoolis, käisin külas, selle kooli esindaja on täitsa siin koha peal olemas. Küsisin ka noorte käest, et palju te siis kasutate täna AI-d oma koolitöödes. Ainult 2 õpilast tõstsid käed, et kasutavad rohkem kui korra nädalas. Ja siis need olid abituriendid. Ja ehk siis kevadel oli kooli lõpetamine, mingi 4 kuud oli jäänud. Siis ma ütlesin neile, et te astute siit maja uksest välja. Ja teilt eeldatakse seda, et enam-vähem saate aru, mis tööriistad maailmas on. Ja te võiksite ikkagi nagu tõsiselt suhtuda sellesse, et vähemalt top 100 nagu tehisaru tööriista kamba peal üle käia. Sest et tööandja ikkagi ootab oma töötajatelt produktiivsust. On ju. Et ei ole mõtet nagu pead liivale panna, nagu meil siin mõned naaberriigid teevad. Et mõtlevad, et peaks ära keelama üldse. Et ma arvan, et väga hea algatus Eesti poolt. Ma olen erinevate inimestega sellel teemal vesteldes kuulnud ka natukene selliseid seisukohti, et selle programmi PR-kampaania on natukene ette jõudnud, et kas me päriselt teame, mida me teeme või kui palju need seisukohad tõele vastavad? Teame, mis me teeme ja meelega on ette jõudnud. Aga ma tegelikult teen ühe tagasitee, et võib-olla et korraks nagu tuua meid ühele lehele täiesti kindlasti, et millest me üldse räägime. Ja siis ma hea meelega vastan nagu konkreetsemalt. Ja võib-olla esimene õiendus on see, et ma saan nüüd kogu au siin endale. Aga tegelikult käivitamise taga on terve suur ring inimesi olnud. Et alates sellest, kui tulid tehnoloogiaettevõtjad kokku Vabariigi presidendi juurde, kust Vabariigi president Alar Karis siis tegelikult ütles, et kuule, see on äge asi, paneme hoo taha, andis diginõukojale, kus on Linnar, Vik, Ilusalep, mina, ülesannet, kulge, aga vaatame, kas saab asja. Ja siis tuli sinna terve ports teisi ettevõtteid, hakkasime riigiga rääkima, et sündiski selline, mingis mõttes, ma ütleks ikkagi ka nagu unikaalne avaliku erasektori koostöö, et tõesti TI-hüpet on vaja, kõigi põhjustel, mis ka nagu Märt nagu välja tõi, ja teistpidi, et ongi teeme ära. Nii et 24. veebruaril, kui riigipea seda välja hõikas, siis tegelikult meil oli juba arusaam, et on tehtav. Ja miks me julgelt välja läksime?
tegelikult oligi see põhjus, et ei oleks pärast enam vabandust, et kuulge, et äkki mõtleme veel aasta aega. Et on selge siht, sest juba tegelikult on vaja seda koolis. Kui ma rääksin siin tiimist, siis muuhulgas tegelikult tänase seisuga on juba terve tiim otsast alustamas, et edaspidi siin on Ivo Visak, värske sihtasutuse tiihüppe juhatuse esimees või ongi tegevjuht, eks. Ivo on meil väga eriti ilusasti öelnud, eriti kui teile teda nägite rohketes meediakanalites, et juba oleme paar aastat hiljaks jäänud. Ehk et me meelega läksime väga avalikult välja, kui me saime aru, et on tehtav, et ei oleks nagu point of no return. Ja mõtleme välja, kuidas saab. Nüüd teine asi, mis me väga selgelt oleme ka öelnud, et ka see saab olema programm, mis ei ole kunagi päris valmis. Miks? Ühelt poolt tehnoloogia pole kunagi valmis, eriti kui me räägime tehisintellektist, eks. See, mis meil on täna taskus, ei ole see, mis meil on taskus sügiseks või järgmises aastaks või nii edasi. Ja teiselt poolt sellepärast, et ka see, mis me tahame teha, me saime juba 6 nädala pealt aru, on maailmas unikaalne, milleks isegi globaalsed pakkujad ei ole sellisel kujul valmis. Ehk et me lähmegi tegelikult sõjas mõttes katsetama looma midagi uut, nagu me Eestis oleme pahatihti ikka pidanud tegema, eks. Ja see on okei. Ja see oli teine põhjus, et öeldagi välja, et aga lähme proovime, kuidas saab. Sest täna juba nagunii lapsed kasutavad, lapsed on noored. Me näeme numbritest, et tänaseks on seis, ütleme isegi see, et 70% keskkooli noori tegelikult moel või teisel juba proovib kodutöid või muid asju sellega teha. Aga nüüd on 2 asja. Et su enda esimene küsimus, see ei ole võrdne, see ei ole 100%. Ehk et juba tegelikult on osa noori, kes jääb sest kõrvale, mis tahes põhjustel, kas see või sellepärast, et pole võib-olla majanduslikult võimalik, eks, võib-olla endal huvi või muud. Ja teine asi see, et just nimelt, et see on nagu niivõrd kriitiline tulevikuoskus ja Märt võib-olla isegi ütles minu jaoks nagu tagasihoidlikult, et mitte lihtsalt tööandjad eelistavad. Me postulaat on see, kui sa ei oska tööriska tööd teha, sul ei ole tulevikus tööd. Punkt. Eestina me ei ole see valikute hulgas, me peame sellega kiiresti järgi jõudma. Nii et sellest tuligi see, et just nimelt tehagi nagu suurema käraga meelega, mobiliseerida erasektorit, riigisektorit, pingutama selge tähtaeg, ei ole taganemisteed, lähme. Selline suure kära tegemine kindlasti tekitab ka laiemat elevust, et kui te olete nüüd haridusvaldkonna inimestega suhelnud, kas see meeleolu üldiselt ongi selline, et äge uus asi või on seda skeptilisust ikkagi ka õpetajate ja koolijuhtide seas? Ma arvan, et see teatud selline, ma ei nimetaks seda skeptilisuseks, vaid pigem nagu ettevaatlikkuseks ja võib-olla küsimuste tekkimiseks, mis on ju ülihea, mis tähendab seda, et inimesed mõtlevad meiega kaasa. Ja jälle minu meelest on see küsimus ka, et isegi kui me ei räägi nagu sellest, või tähendab, et lisaks sellele tööjõuturu väga selgele vajadusele on ka see küsimus, et me oleme praegu punktis, kus me enam ei saa ju otsustada, kas see tehisaru on meie koolides või ei ole. Et sellepärast, et läbi õpilaste ta tegelikult tuli sinna, ma väidan novembris 2022 on ju. Ja loomulikult, et õpetajana me võime võtta selle positsiooni, et minu tunnis seda ei kasutata või mina seda kuidagi ei kasuta, aga see ei ole õppija huvides, sellepärast, et me peame tegelikult lähtuma sellest, mis on meie õpilase huvi ja õpilase huvi on hetkel saada aru, kuidas tehisaru kasutada nii, et see oleks õppimist toetav tegevus, mitte seda kahjustav, mida ta on ju praegu väga suurel määral. Ehk siis see on justkui ka meie vastutus tegelikult seda õppijat aidata, seda rakendust targalt kasutama. Milliseid meeleolusid teie olete tajunud? Mul on hästi praktiline küsimus audientsile, et kas te oleksite nõus võtma endale meistrimeest appi, kes ei oska kasutada haamrit ja saagi? Täpselt sama küsimus on täna juba tööandjatel, kes palkavad töötajaid. Et miks ma peaks võtma inimese, kes ei ole produktiivne? Ei ole viitsinud ennast kurssi viia kaasaegsete tööriistadega. Minnes tagasi korraks nagu haridusringkondade juurde, siis juba täna ka nende endi seas on kasutuses, nagu ikka uue tehnoloogiaga, padu entusiaste, padu skeptikuid. See on alati nii, see on okei. Ja seega ka neid arvamusi ja ka reageeringut on tõesti alates sellest, et kuule ammu aeg, et meil on suurepärased näited, kuidas õpetajad ja me ei räägi ainult õpilastest, ärge seda unustada. Me räägime, et ka tegelikult töövahend saab olema õpetajatele tasuta kättesaadav, aitab neid nende töös tunni planeerimisest kuni võib-olla edaspidi veel kaugemini välja. Et õpetajad, kes täna teevad sellega mingeid asju, saavad nüüd veel parema tööriista, nad on õhinast, hea meelega tahavad kogemust jagada, kui selline välja, kes tõesti võib-olla lähevad uuendustega raskemini kaasa ja üleüldse on nagu väsinud kõigest palga ja muudest vaidlustest, mis on inimlik.
ja siis on tegelikult terve osa vahel, kes on nagu pigem nagu ära ootavad, mis siis ikka saab, eks. Ja võib-olla on kerge ärevuse noot aeg-ajalt, aga noh, tegelikult olgem ausad, käes on kevad, neil on ka kooliaasta väsimus. Nii et me väga selgelt nagu tegeleme ka kommunikatsioonis sellega, et just nimelt ikkagi nagu heas mõttes rahustava noodiga, et kuulge, hakkame sügisest pihta, lähme sealt edasi, esimene aasta vaatame, aga kuidas seda tegelikult edasi arendada. Me oleme seda natuke kutsunud ka pilootaastaks selle võrra ja nüüdsest. Ja ongi, see on algus, mitte ei ole see, et kõik saab olema kohe valmis 1. september. Sealt hakkame pihta. Hakkame pihta, nagu Riin ütles, 10. ja 11. klassidega. Aasta hiljem tuleb järgmine sats juurde, lähme kutsekoolidesse edasi. See on algus suuremast teekonnast. Nii et ja selle peale tegelikult reeglina ikkagi ongi, hakatakse kaasa mõtlema. Mul on küsimus, millele Riin, sina võib-olla oskad kõige paremini vastata, et kuidas me taolise programmi edu mõõdame, et kas on mingisugune plaan siis monitoorida neid osalejaid, neid õpilasi ja õpetajaid ka? See on hästi oluline teema, millega tegelikult hetkel väga intensiivselt tegelevad meie meeskonda kuuluvad teadlased. Ja tegelikult on ju siin ka küsimus, et mida me selle edukuse all siis silmas peame, eks. Ja veel, et üks asi on see, et meie õpetajad kasutavad seda selleks, et oma mingeid võib-olla tööülesandeid teha efektiivsemalt. Teine asi on see, et meie õppijad kasutavad seda targalt ja kolmas asi on see, et mis on tegelikult meie sellise programmiga selline suur eesmärk on see, et me kuidagi moodi aitame nendel õppijatel ka läbi selle tehnoloogia oskusliku kasutamise tegelikult omandada sellised õiged õpiharjumused ja mõtlemise võime. Ehk siis siin on tegelikult väga palju aspekte, mida me osasid on lihtsam mõõta, osasid on keerulisem mõõta, aga hetkel me tegelikult tegeleme sellega, et need mõõdikud saaksid meile selgeks, et me saaksime nii-öelda selle alguspunkti siis paika panna ja siis vaadata, et kuhu me oleme esimese pilootaasta jooksul jõudnud ja pärast seda ka. Minu meelest on siin oluline nagu silmas pidada, et muudatused hariduses ja nende mõju, arusaam nende mõjust on sellised nagu pikaajalised protsessid. Et mingi esimese aastaga me saame võib-olla mõõta mingeid väga konkreetseid asju, näiteks seda, et kui paljud õpetajad on seda kasutanud ja milleks, aga et need pikemaajalised eesmärgid tegelikult me peame seda vaatama nagu natukene kaugemale kui selleks kevadeks 2026. Märt, sinul on erasektori perspektiiv, mida sinu arvates peaks eriti tähelepanelikult silmas pidama? Just selle programmi puhul siis ikkagi? Ma mõtlesin hoopis juba mõtte jooksus teiste teemade peale, aga võib-olla oluline või kriitiline küsimus on hoopis see hetkel, et mis on võimalikud riskid? Võin ma sellest hoopis rääkida? Et siin see on natukene meediast läbi käinud ja selles mõttes on äge, et meil on ikka avalik debatt tegelikult ja inimesed julgevad sõna võtta, et see näitab, et riik nagu demokraatliku riigina toimib ilusti. Aga tooksin nagu välja sellised riskid, et meil on probleem on täna juturobotitega, et nad annavad vastuseid ette. Ja siis hästi aus küsimus on see, et kui sul keegi midagi ette ütleb, kas sa siis õpid midagi? Aus on see, et tegelikult väga ei õpi, et mingit niisugust head mälupiltiselt tõenäoliselt ei teki, et tegelikult oleks vaja anda ju ette küsimusi, mida on vaja siis lahendada. Et selles tänane juturobotite loogika on seal natukene väljakutsete rohke. Ma huviga kuulaksin tiimi käest ka, et kuidas seda nagu küsimust on praegu mõeldud lahendada. Teine väljakutse on see, et metodoloogiline baas, mis kindlasti tekitab õpetajatele ärevust, on see, et juturobotid muutsid osad metoodikad, mida me koolides kasutame praegu täiesti mõttetuks. Ehk siis suhteliselt vähe tõenäoline, et midagi on kasu sellest, kui me anname mingit esseed kirjutada täna noortele. Sest et juturobot esseed suudab kirjutada väga hästi. Ja siis on küsimus, et mis me siis teeme selles olukorras ja see on ka nagu üks ülesanne, ma arvan, T-hüppe tiimi jaoks ka. Kindlasti on seda juba ammu kõvasti ragistatud, et mis see metoodiline baas siis peab olema selle jaoks, et uues reaalsuses toime tulla. Ja ma jälle kordan seda, et mis ma enne ütlesin, et super, et nüüd hakati seda jõuliselt tegema. Sest et ennem oli see, et kõik nagu lihtsalt on seal midagi, tegelikult oli juba ammu kurikarjas. Et ma tooksin nagu need kaks nagu suurt teemat lauale.
reflektsiooni ka. ja mulle tundub, et sa tahad ma korraks lisada. tahtsin midagi lisada, aga ma nüüd pärast Siimule sõna, et ta saab rääkida sellest mudelist ja sellest, kuidas me seda Märdi muret seal proovime maandada. Aga tegelikult ma tahtsin öelda, et paljud õppemeetodid, mida me koolis kasutame, olles ise olnud õpetaja 12 aastat, ei ole muutunud tiihüppe tulekust mõttetuks, vaid nad on olnud mõttetud juba algusest peale, eks ju. Et me oleme tegelikult hästi palju kuidagi teeselnud õppimist protsessis, kus õpetaja näitab, kui hästi ta oskab ja õpilased näitavad sooritust ja õppeprotsessi seal vahel pole toimunud, on ju. Ma tahtsin tegelikult seda ka lisada ennem, et see ei ole ainult tiihüppe tulem, et juba praegu on õppekavas on ju meil üldosa. Ja tegelikult me peaksime omandama terve hunniku sotsiaalseid 21. sajandi oskusi, mida väga paljud metoodikad üldse ei toeta. Siim, kuidas sulle tundub muidu, kuidas selline muutus mõjutab suhet õpilaste õpetajate vahel, kogu hindamisprotsessi? Ma korraks natukene kaugemalt võib pihta, et mis on see, millest me räägime, mis kooli eeskätt jõuab, on ju, eks. Täna seisuga me räägime sellest, et kui 1. september kätte jõuab sel aastal, siis on vähemalt üks, üritame rääkida rohkematega, aga meile mugandatud mudel ja selle põhjal nii-öelda nagu juturobot saadaval, eks. Ehk et see ei ole seesama, toon lihtsalt näite, et me oleme ka avalikult rääkinud ka, et üks partner, kellega me rohkem räägime, on OpenAI, see ei ole saa olema ChatGPT, mis võib-olla teil on taskus. See on midagi, mis ikkagi on Eesti oludesse kohandatud juba keele pärast, ühelt poolt, teiselt poolt õppekava pärast, nii palju, kui siin on võimalik meie enda nagu sisu laadida, on ju, või juurde nagu lisada, et nagu raamistada seda, mille raames ja nagu teadmust luuakse ja vastatakse. Ja kui selline välja, et tegelikult nüüd see arenduste koht ja ongi huvitav, kuidas see õnnestub, kuidas see õnnestub, et see ei oleks lihtsalt vastuste genereerija, nagu ta täna nagu olnud on. Ehk et ka veekord nagu globaalsed partnerid on samamoodi huvitatud suund on see, et pigem saab olema õpiabiline, mida keegi, kes sind suunab, lisaks siis su õpetajale, eks. Nüüd veekord, see on ka katsetöö, kuidas see kõik nagu välja tuleb, eks. Teine pool, kuidas sellest muutub õpetaja õpilase suhe? Jällegi tegelikult me räägime fundamentaalselt siiski nagu tööriistast, mis abistab õpetajal teha oma tööd paremini, õpilase paremini õppida. Selle võrra, ma olen alati optimist, nende suhe pigem võiks muuta veel paremaks ja tervemaks, sest on aega tegelikult oma suhtega tegeleda. Selle asemel keskenduda mudrule, mis käib õppimise ümber või nagu sa ütlesid, õppimise teesklemisele mingis mõttes, eks. Ehk et tööriistade rakendamise mõte ikkagi on, et tegelikult saab paremad õpitulemusi saada, saab paremini õppida, saab paremini õpetada. Nii et siht on see, selle nimel töö käib, selle nimel nagu veidi katsetamine käib, eks. Kui me räägime riskidest nagu muidu, siis veegod, tehnoloogias on alati see, et see ei pruugi õnnestuda kohe. See võib olla midagi, mis nagu alguses on rohkem selle moodi, mis meil täna taskus on, see võib olla midagi, mis tuleb hiljem, võib-olla mitu korda proovima. That's okay. Taaskord maailmas sellist asja pole loodud. Kui me vaatame korraks teisi riike, siis nüüd oleme olukorras, kus ka võib-olla Eestis väljaütlemise järel hakkavad teised riigid ka omakorda lähenema globaalsetele partneritele, tehnoloogiapakkujatele. Hakkad vaatama, et kuule, mida me saaks teha. Ühendemiraadid tulid välja teatega, et nad viivad nüüd AI tööriistad küll mitte mugandatud, vaid just nad üldiselt saadavad kõigile oma õpilastele kättesaadavaks. Ehk et see momentum on algamas. Aga see ei tähenda seda, et tööriistad on valmis. Me teame seni plaani aastani 2027. Mis see pikem vaade on, mis edasi saab või kui kaua TI-hüpe kestab? Riin äkki või kes oskab vastata? Siin tahad seda laiendada? No kaua meil õpikud koolis olnud on? Et need on ikkagi, me usume tööriistad, mis on tulnud, et jääda. Pigem, et see, kui me vaatame seda, nagu seda visiooni poolt, see on praegu meelega paari aastane sellepärast, et hakkame sellest pihta, siis me näeme, kuhu edasi minna, eks. Kuhu edasi minna nagu noortega, kes on gümnaasiumis või kas laiendab põhikooli poole näiteks ka edasi, see debatt taamal käib. Aga nägemuses on ikka see, kuna need tööriistad on meie elus, et jääda, nad peavad olema ka koolis, et jääda, moel või teisel. Teiseks, nüüd vaadates puhtalt ka nagu algatajate poole pealt, TI-hüppe ei ole midagi, mida vajavad ainult keskkooli noored. Seda vajavad täiskasvanud, erinevates ametajad ja edasi. Et Eesti vaatast, see on esimene algatus, ma tahaks loota suuremast jadast. Nii nagu tiigrihüppe vanasti oli esimene algatus selleks, et nagu viia kõik vanuseid ja kõiki inimesi internetti ja digioskusteni välja. Nii et Eesti vaatast me peame jätkama, siis me ei saa ainult loota, et nüüd paari aasta lendudega tuleb meil tööturul nihe. Me peame ka teistesse kohortidesse ja vanusegruppidesse jõudma.
aga see on järgmine teema. Ehk siis ma arvan, et see suur eesmärk on või see kontseptsioon on see, et see ei ole nagu mingi alguse ja lõpuga programm, vaid sellest saab ikkagi nagu meie hariduse orgaaniline osa. aga mis hetkest lõpeb ära see, et see on selline riigi ja erasektori poolt rahastatud, mis hetkest peab see üleminek toimuma, et iga kool ise tagab need tööriistad või siis? Ma ütlen hästi otsa, et täna me siin ei mõtle paarist aastast kaugemale, sest lähme teistpidi tagasi, et me räägime ka erasektori kaasrahastusest. Ka erasektoris sa ei mõtle paarist aastast kaugemale, sa lähed raundi kaupa. Tõstad järgmise raundi selleks, et teha midagi järgnevat. Et teeme selle ära, siis vaatame järgmist. Märt, sa tahad kommenteerida, sul on pikemat aega juba käsi püsti. Jah, sa küsisid, et miks me seda tiivhüpet vaja on, et mul lihtsalt meenus üks vaade veel, mis nagu ehitab Siimu peale. Et see hariduse personaliseerimine on meil riiklikus haridusstrateegias sees ja võib-olla on vaja üle rõhutada seda, et miks see oluline on üldse. Et üks asi, mida me võiksime saada paremaks, on see, et me saame häid metoodikaid, et õpetajal on näiteks mingisugused vähe teistsuguse vajadusega lapsed, kas on nägemisvaegus või on, ma ei tea, düsleksia või on ATH, siis täna need õpetajad on väga sageli väga üksi jäetud. Sest meil ei ole nagu standardiseeritud süsteemi, kuidas toetada neid õpetajaid. Et eelmine suvi oli üks pikem vestlus ühe autistide õpetajaga, kes keskendubki autistikele lastele. Ta ütles, et ta 85% õppematerjalidest teeb ise enda laste jaoks. Meeletu tööaeg ja energia, mis läheb õpetajatel sinna, et nende eriliste lastega töötada. Ja tegelikult need metoodikad on väga sageli maailmas olemas, aga neid on väga raske üles leida õpetajana. Proovida guugeldada. Google on popularity-based search engine. Ehk siis, et kui te hakkate oma sümptomeid guugeldama, siis tõenäoliselt on teil vähk. Või mingi südamerike, sest et need on kõige popimad haigused. Aga ma olen nüüd vaikselt ka jälginud seda, et mismoodi siis me saame praeguste tööriistadega juba tavalise GPT-gagi, et sealt tulevad juba päris asjalikud vastused, kui hakata otsima konkreetset õpiväljundite kaupa või mida me tahame saada, missugust näiteks ATH lapsele korrutustaabili õpetamiseks tööriistu, juba tulevad päris head vastused. Et see pool, ma arvan, et areneb edasi ja sealt me saame nagu järjest paremaid tulemusi, et õpetajatel on vaja lihtsalt harjuda sellega, et sealt leida siis neid lahendusi. Ja lõpuks võib küll selleni välja, et vaata veel, et ega kõlab klišeena, aga iga laps ongi natuke erinev nii või naa, eks. Kellele meeldib üks või teine aine rohkem, kes selles mõttes juba läheb nagu süvitsi ise või ei lähe, ehk et kõige selle jaoks, et tead, täna me hakkame pihta sellest esimese hooga, et tekiks nagu esmane õpiabiline ja teistpidi, et selle raames, mida me ei tohi ära unustada, et ka see projekti või programmi alge on olnud seal, et ühtlasi omandatakse oskused tehisintellektiga tööd teha. Lihtne näide promptimise näiteks ikkagi oskuste baas. Ja sealt edasi me saame tõesti liikuda täpselt sinna, mida Märt kirjeldab, kuni tegelikult väga ulatusliku personaliseerimiseni ja toetamiseni. Ehk et mis tõesti on hariduse siht nagunii. Aga see ei tule ilmselt kohe 1. septembrist, see on järk-järguline tee sealt edasi. Märt, ma tahtsin sinult veel küsida, sa ise oled DreamApply kaasasutaja. Kui palju või milline on Eesti EdTechide võimekus täna tehisaruga, et kui palju näiteks Eesti EdTechid saaksid TI-hüppes osaleda ja kaasata neid siis? Ma huvi pärast küsin, kui paljude inimesteks on tuttav mõista nagu EdTech? Enamuste käed ikkagi on püsti. Päris hea. Et Eesti haridustehnoloogia sektor on väga hästi arenenud viimasel ajal. Meil on koostöö haridusministeeriumi ja mõne teise ministeeriumi, välisministeeriumiga näiteks olnud väga hea viimastel aastatel. Ja meil on täna juba üle 100 tiimi, kes arendavad erinevaid haridustehnoloogia siis lahendusi väga erinevate niši probleemide lahendamiseks hariduses. Alates logopeedide toetamisest kuni tudengite vastuvõtuni siis välja näiteks. Ja EdTech Estonia on siis ühendorganisatsioon, kes toob kokku seda seltskonda. Just käivitas küsitluse, et välja selgitada siis, et mis siis on Eesti EdTechide tänane suhe AI-ga. Ja praeguseks oli juba 22 vastanud seal. Üle poole nendest juba kasutab, on rakendanud aktiivselt mingit AI-d. Tuues praktilisi näiteid, siis
rääkisime sellest, et AI on juba tegelikult päris kaua aega koolis, et meie AI on meie ümber juba vähemalt 20+ aastat igal pool. Skype samast kuskilt on ju pärit, on ju. Rakendas Neural Networks 20 aastat tagasi umbes. Et lihtsalt tuues nagu näide, et DreamApply kasutab machine visionit selle jaoks, et tudengite passi üle vaadata. Veenduda selles, et andmed on korrektselt seostatud. Ja siis kui on mingisugune viga kuskil, siis annab sellest teada nii tudengile kui ülikoolile. Et väga praktiline, hästi selge, konkreetne tööriist. Ja miks ta on oluline see, et näiteks kui viisataotlusesse läheb vale, ma ei tea, passinumber või nimes on mingisugune viga, siis sealt võib tekkida terve hunnik igasuguseid täiendavaid ülesandeid ja peavallu kõikidele osapooltele. Aga see on niisugune, et torustik on ju, mis kuskil taustal jookseb, mis aitab meie haridust natukene paremaks teha kuidagi pidi, inimeste tööd meeldivamaks. Aga näiteks Alpha-Kids on siin just andis teada, et tulevad välja varsti juturobotiga, mis aitab siis harjutada keeleõpet või eesti keelt näiteks lastel. Et päris vahvad uued arengud ja täitsa eesti keeles. Aga kuidas sa tunned, millises mahus saaks meie kohalike EdTech TI hüppesse siis kaasata? Kas seal on mingisugust potentsiaali? Ma arvan, et seal on väga suur potentsiaal ja võib-olla ongi see, et ka GPT ei olegi ju haridustööriist nagu originaalis. Et ta ei ole spetsiaalselt hariduse jaoks mõeldud tööriist, et need tööriistad, mis on nüüd teinud spetsiaalselt mingit teadustööd selle jaoks, et siis vaadata, et mismoodi täpselt mingisugust lõiku hariduses aidata järgi, siis tõenäoliselt need tööriistad leiavad oma koha väga kiiresti. Tegelikult nad on juba leidnud, nad on juba väga paljud nendest tööriistadest on Eestis igapäevases kasutuses. Et nagu mainisin, siis meil on 100 tiimi täna, mingi 80+% on Eesti koolides nendest rakendatud, 86% vist oli, kui ma õigesti seda numbrit mäletan. Et see on juba reaalsus. Riin ja Siim, need konkreetsed programmid, mida nüüd õpetajatele ja õpilastele antakse, kui suur osakaal on seal näiteks kohalikel ettevõtetel ja konkreetsemalt, et missugused tööriistad antakse siis kätte? Hetkel siis õpetajad ja õpilased saavad ühe konkreetse mudeli, mida nad saavad oma töös kasutada ja õppimises. Nagu Siim ütles, siis me tegelikult ju oleme ju avatud selles mõttes edasisele koostööle kõikide teiste pakkujatega. Et lihtsalt hetkel on see, et kuivõrd meil on väga selged ootused sellele, mida me tahame koolidesse viia, siis ma arvan, et me siis läheme edasi nende ettevõtetega, kes neid ootusi saavad täita. No ehk et otse öeldes seda, et isegi nagu laias maailmas on sul tegelikult veekott oleks täna rääkinud kõigi suurtega, kes selles tegutsevad, ütleme 1, maksimum 2 ja ka mitte võib-olla kohe on valmis üldse liikuma sellega, mis me tahame Eestis teha. Eks. Nii et ja teine asi, et tõesti, et Eestis on hästi tubli EdTech kogukond, aga ei ole sama toote peal, ei olegi realistlik, et Eestis tehakse nagu samamoodi nagu suurt keelemudelit, mis on kohe globaalselt nagu valmis nagu rakendama. Mida me pigem näeme ja oleme nagu kavandumas ka otsast on see, et nüüd kui me alustame nii, et on nagu laiatarbetööriist, et nagu see Märt väga just ütles ka, et väga palju EdTech tulebki loomulikult oma nišist, oma spetsiifilise väärtuspakkumise ja tootega. Et kuidas jõuda sinnani, et üks hetk meil on tegelikult nagu pakettlahendusi, mis on õpilasele ja õpetajale saadaval, mis ühelt poolt üks osa võib-olla ongi nagu suurema kasutusulatusega, teised nagu poogivad sinna külge ja sisse juurde. Nii et ja see ei ole üldse tegelikult, ma ütlen ainult nagu digihüppe küsimus, see on laiemalt ka see, kus digiõppevara või õppelahendused kooli tuua mastaapsemalt sisse, millega ongi Riin ja terve ministeerium tegelikult üha rohkem nagu tegelevad, eks ole. Nii et paralleelselt nad liiguvad käsi käes, aga olgem ausad, see tööriistad, millest me alustame, seal Eestis ei ole pakutavat ja ei saa ka olema ilmselt võib-olla kunagi. See on okei. Eestis on teistsugune, me mängime nišidesse sinna juurde. Enne kui... teeme nii, et veel on üks kommentaar publikust ja siis varsti jõuame küsimuste raudini, kindlasti on palju siin. Ja Ivo Visak, digihüppe tegevjuht, et ma igaks juhuks lihtsalt lisangi juurde selle täiendava elemendi, et jah, praegusel hetkel on koostöö pigem liikumas edasi OpenAI-ga,
aga nii nagu siin juba mitu korda on läbi käinud, siis OpenAI ei ole kindlasti ainukene koostööpartner, kellega me siin järgnevate aastate jooksul soovime koostööd teha. Et kindlasti me vaatame Google'i poole, LearnLM on kindlasti üks asi, mille puhul on väga palju potentsiaali. Prantslaste Mistral AI-ga tahaks ühel hetkel koostööd teha, et ma olen seda ka mitu korda välja öelnud, et praegusel hetkel Euroopa Liidus nii kaua, kuni Ameerika Ühendriigid võivad igal hetkel Euroopa Liitu mõne kaubandussõjaga ehmatada, mitte ilmtingimuseta teha, siis ka Prantsusmaa partnerid tunduvad üsna mõistlik mõte. Aga mida ma nagu võib-olla ütlen veel lisaks on see, et tõesti tänased mudelid on koolitatud käituma mingil teatud viisil. Ja siin see nagu üks suurimaid tehnilisi probleemi kohti ongi. Nad on koolitatud käituma olema mingis mõttes vastusemasinad. Ja see, kuidas on võimalik siis põhimõtteliselt teha ühest mudelist, ma nüüd ei ole nii suur spetsialist nagu meil mõni teadlane, aga mulle on ka selgeks tehtud, kuidas me saame sellele asjale läheneda. Ja sellele saab läheneda põhimõtteliselt kahte moodi. Sa saad anda mudelile teatud reeglid, käitu nii. Aga kui sa paned talle päitsed pähe, võib juhtuda see, et ta jookseb mingil hetkel konflikti. Ja seal hakkavad igasugused probleemid pihta, ka eetilised probleemid. Laias laastus see, milleni Eesti tahab tegelikult jõuda, on see, et meil on mudel, mis on koolitatud olema vastavalt selline, nagu meie soovime. Ehk siis see ongi mingis mõttes see teine tasand selle juures, kuhu me lõpuks tahame jõuda. Aitäh! No ma väga jätkaksid kohe kahest nagu kohast, et me teame olemuslikult selline nii-öelda treenimine ja nagu piirangute seadmine on tehtav. Oma ühe pisikse ettevõttega, oma igapäevaäris me oleme seda samamoodi nagu proovinud, palju väiksemas mahus on ju tehtav, pigem ongi, et me järgmise mudeliga uuesti proovime, see puudutab siis tõesti nagu palju nagu laiemat juba asja nagu Eesti õppekava kultuuri kontekst ja nii edasi, esiteks. Teiseks, kuigi meil võib-olla täna ei ole sellist nagu võtta Eesti turult lahendust, mis oleks samaväärselt laual valmis, et me Eesti parimaid teadmisi kasutame siiski ja see on just nimelt see teadlaste pool, mida Ivo nagu rõhutas. Meil on olnud suur vedamine, et haridusministeeriumi juures juba on olnud varasemas tehisaru nõukoda, kus ongi selle vallaga seotud parimad ajud koos. Väga tihedalt on töötanud siin kaasa, tegelikult ongi palju seda sisu nagu ettevalmist enda õlule võtnud. Nii et et ongi, et teispäev sulle vastates, et isegi kui meil ei ole täna võtta veel ettevõttest partnerid, meil on võtta oma parim teadmine kaasa ja see on super. Kokkuvõtteks, kui suured on ootused, et need teadmised, mis me nüüd selle D-hüppega saame, on midagi, mida me saame rahvusvaheliselt siis teistega jagada ja olla nii-öelda need eestvedajad? Absoluutselt, sest me näeme seda täna juba. Isegi me meelega ei teinud nii väga globaalset kampaaniat, me eeskätt nagu tegime sõnts, et ütlesime Eestis asja välja. Juba on tegelikult järjekord huvilis uksed, aga me hoiame neid tagasi, et kuulge räägime siis, kui meil on nagu midagi jagada rohkem. Mis on kõige suuremad huvilised? Riikidest ma arvan ikkagi lähimad partnerid, kellega Eesti nagunii asja, ma arvan, et see võib haridusvallast saada ise nagu rääkida seda. Muus osas, samamoodi riigid, kes tegelikult on rohkem tehnoloogia küpsed ja tehnoloogia hüppeks valmis, eks. Nimetamata siin konkreetseid hetkel meelega, eks. Aga nüüd teine asi, et kõik, mis me teeme, me ise tahame teha võimalikult avatult, eks. Selle mõttega on ka teadlased kambas, kes omakorda siit saavad teha nagu teadust, mis on pärast nagu tulemused on jagatud. Samamoodi, mis iganes globaalsete partneritega me koostööd teeme, meil on lepingutes klauslid ka, et me saaksime tegelikult tulemustist rääkida, nii et meie huvi on seda jagada. Ja ühelt poolt tõesti mitte ainult nagu feimi või kuulsuse pärast, vaid tegelikult just nimelt Eesti on alati hea meelega jaganud oma head kogemust. Ja see on järgmine asi, mis lihtsalt, kus me oleme natuke eesrinnas. Loodetavasti. Ja ma arvan, et mis on nagu eriti meie välispartnerites tekitanud seda huvi ja sellist soovi olla meiega kaasas, et jälgida, mida me teeme, ongi see, et tegelikult D-hüppe programmi eesmärk ei ole ju pelgalt see, et me anname väga hea tehnoloogia ja õpetame seda tehnoloogiat väga hästi kasutama, vaid lisaks sellele tegelikult me tahame leida neid võimalusi, et kuidas seda õppimise protsessi ja seda õppijat ja seda õpioskusi toetada läbi selle. Et see on tegelikult midagi, mis on unikaalne rahvusvahelises pildis ja mille tõttu me tegelikult ka pälvime siis väga sellist positiivset tähelepanu. Aitäh, mina olen Villu Loondaja Impact Day festivalilt. Et esiteks kiidan initsiatiivi ja seda üleskutset ja on rõõm näha, et Eesti on jällegi kuskil eesrinnas. Et see tehisintellekti hüpe on kindlasti selline,
minek, mis on meile vajalik väiksele rahvale. Ja mõnele küsimustele te vastasite ka tegelikult, mis mul olid, et kas see on nagu avalik või on see pigem selline kaitstud Eesti selline tööriist. Et see saab olema siis pigem selline ka turundustegu rahvusvahelises mõttes, et see on jälle midagi, millega Eestit tuntakse. Aga nüüd tulles selle juurde, et septembrist, kui õpetajad lähevad kooli, siis kas ma saan õigesti aru, et see üks keelemudel luuakse OpenAI-ga, see on eestikeelne ja kas seda saab kasutada ka mõnes teises keeles? Ja kas seal õpetatakse tööriista kasutama ja kas on ka siis töömeetodite õpe, mis on siis spetsiaalselt sellele tööriistale omane? Lühike vastus on jah ja jah. Ehk et detailsemalt võime palju pikemalt rääkida, aga lühike vastus on jah meelega selles mõttes, et ja ma ütlen ühe asja üle, et meil on olnud kindlasti päris korralik debatte tuleb veel, mitmes keeles toetatud peab olema, aga siin nüüd tuleb vängu üks tegur. Tänane väga selge Eesti valitsuse suund, nagu teate, on ikkagi eestikeelne õpe kõikides koolis ja kõikjal, eks. Nii et juba sellest tulenevalt me hakkame ikkagi nagu pihta eestikeelsega, siis vaatame, kuidas ja kas muud keeled on kõrval toetatud, sest Eestis õpe on eestikeelne. Ja siin võib-olla on üks rõhutus veel kohane, et kui me räägime 1. septembrist, siis me ei räägi olukorrast, kus ühtäkki on siis rakendus seal koolis õpetajatel ja siis õpetaja mõtleb, et mis ma nüüd siin teen. Et tegelikult me räägime sellisest nagu protsessist, kus TIHÜPE meeskond koos teadlastega on aasta läbi õpetajate kõrval ja on valmis neid toetama, tagasisidestama ja tegelikult ka koguma õpetajate tagasisidet, et mis on see õpetaja ootus, vajadus, et tema saaks seda rakendust siis edukalt kasutada. Ja lõpetuseks, me räägime 4700 õpetajast, ei ole võimalik seda ainult keskelt teha, nende enda kogukondlikku läbimist soosida, meil on aineseltsid olemas, et nende raames, ühesõnaga, et panna liikumine käima. Kuskil siin on veel üks küsimus. Ja, aitäh selle hea debati eest. Peeter Kadarik, minu nimi MKM ja äriarenduse valdkonna juht teist nädalat. Aga küsimus oli hoopis nagu, kuidas ikkagi kaasata ja Siim nagu puudutas seda ühte poolt väga hästi, et õpilaste kaasamine on ilmselt selle võrrandi nagu lihtsam pool, sest turg paneb asjad paika ja tööturg lihtsalt vaatab, et kas sul on need oskused või ei ole. Aga kuidas ikkagi nagu õpetajate poole kaasamine on planeeritud, et kui me vaatame nagu ütleme selliseid põhiõppeaineid 7-9 klass, reaalõppeained, seal õpetajate vanust, ma arvan, et kuskil 30% õpetajatest on 60+, ja seal on see tööturg kahjuks, ma arvan, pigem just teie kahjuks, et see 60+ õpetaja võib öelda, et kui te mingisuguseid uusi asju mulle hakkate siin kaela panema, et siis ma hääletan jalgadega. Et mis peaks olema see präänik õpetajate kaasamisel? Olles ise olnud lisaks õpetajale veel ka haridustehnoloog, siis ma väga ettevaatlikult, ütleme nii, siis seostaksin tehnoloogia vastasuse ja vanuse, et see ei päris, ei ole üks ühele korrelatsioonis. Ja Ivo tõusis püsti ja ma annan talle sellise õiguse rääkida sellest, kuidas õpetajatega toimetada. Mikrofon. Ma võin hästi ruttu seda poolt kommenteerida, et tegelikult ma arvan, et Eesti õpetajal on õigus olla vahepeal väsinud. Esimene asi, mis ma nagu ütlen, Eesti õpetajal on päriselt õigus olla väsinud. Haridusuuendusprogramme Eestis viimaste aastakümnendite jooksul on väga-väga palju olnud. Küll aga mis selle programmi nagu erilisus on, et põhimõtteliselt ilma sellele reageerimata ei saa enam samamoodi edasi minna. Sest hariduses ongi tegelikult toimunud praeguse hetkel see moment, kus mingis mõttes murdepunkt või inglise keeles ma olen isegi kuulnud selle kohta sellist terminit nagu education meltdown. Sest et põhiliselt mingis mõttes see vana raamistik on ära sulanud, et mõned on hästi lihtsad näited, tõepoolest see, et me ei saa näiteks enam esseed koju ja lasta kirjutama, eks ole. Aga tegelikult laiemas raamistikus ka mingis mõttes see keskkond on tekitanud uut usaldamatust. Mina olingi see Saaremaa gümnaasiumi koolijuht, kelle õpilas süüdistati eelmisel aastal AI kasutamises eksami ajal ja täiesti asjatult süüdistati teda. Ehk siis mingis mõttes me oleme täiesti uues keskkonnas, kus nii eetilised ja pedagoogilised küsimused on muutunud. Ja võib-olla üks hea asi, mis selle kõige juures on see, et me peame haridussüsteemis eetikast jälle rohkem rääkima.
sest tehnoloogiaeetika on nagu täiesti uus nüanss, millele peab hakkama mõtlema. Ehk siis nii-öelda niisugune hästi ümar ja lai jutt. Kokkuvõttes ma tahaksin öelda seda, et kindlasti esimesel aastal ma olen täiesti kindel, nii nagu ka tiigrihüppe puhul, muidugi tiigrihüppe puhul ma olen ise hästi väike, ma olen 89 sündinud, et hästi palju asju tehti siis ära, kui ma ei olnud veel esimesse klassigi läinud, aga mul on räägitud, et kunagi Lauristin ja üks Prantsuse lütseumi kunagi legendaarne direktor pidi ETV-s peaaegu üksteisele kallale minema, kui nad tiigrihüppest rääkisid, sest siis pidi ka kogu maailm plahvatama, kui nüüd see ikkagi internet kooli tuleb, eks ole. Nii et mingis mõttes peab natukene nagu sisse välja ka hingama ja selles osas, et mulle väga meeldis see, mida Aktuaalse Kaamera intervjuus eile üks bioloogiaõpetaja ütles, on see, et 1. septembril minu jaoks suurt midagi ei muutu, aga ta ütles seda, et mis selle programmi kõige suurem väärtus on see, et esiteks sellest kõigest räägitakse lõpuks ja teine asi, mis ta välja tõi, oli see, et Eesti on selles mõttes ikkagi selline kool, kus haridussüsteem peab looma tingimused, et Eesti noor saab olla võrdne teiste Eesti noortega. Ja ta mingis mõttes võrdsustab jälle läbi haridussüsteemi tegelikult seda, et vahet pole, milline on sinu kodune sissetulek. Eesti lapsel, Eesti haridussüsteem tagab selle, et kui sa ise oled tubli, jõuad kaugele. Ma ütlen see natuke nagu ühe üldistava remargi juurde, see on jumala õige küsimus, Peeter, et kõik need lood, mida siin esituskeskuses räägitakse, kõik need lood, mida te räägite ise oma töödes on ju, tegelikult tuginad see sama teadmisel, et seal ei olnud ainult tehnoloogia rakendamine, vaid tegelikult on edukalt läbi mõeldud kõik seal ümber, kui selline välja, et mis on stiimulid või nagu ongi nagu tugimeetmed, et tagada, et ka tehnoloogiat kasutatakse ja see rakendub, on ju. Eks? See on Eesti läbiv kogemus ja selle me toome ka siia projekti nagu samamoodi kaasa. Ehk, et need ongi kõigele mulle lisaks ka, et ongi siin töö jätkub sellega, et mis on need võib-olla stiimulid, et nügida õpetajaid ka kaasa tulema ja jätkama. Siin on terve hariduspoliitiline instrumentaarium alates sellest, et mis on lõpuks näiteks kutsestandardid on ju, välja, mida on võimalik meil rakendada. Me ei ole neid täna kokku leppinud. See on töö, mis jätkub, see on töö, mida ilmselt tuleb ka nagu omakordi katsetada, mis töötab, mis ei tööta stiimulina, aga see peab paki osa olema. Ja väljakotses me teame, et muidu ei saa ja see on Eesti kogemus ikka olnudki, et just see muutuse terviklik planeerimine juhtimine on see, mis on meil edu toonud ja see on see, mida me peame ka siin rakendama. Me saame veel ühe viimase küsimuse võtta, siin ees on, ma nägin üks käsi püsti. Ma võin kommenteerida kiiresti, nii kuni Mikker jookseb, et ma olen haridusinnovatsioone koolidesse ja kõrgkoolidesse viinud siin viimase 20 aasta jooksul päris mitmeid. Ja mulle meeldib Eesti suhtumine, et oleme demokraatlikud, anname inimestele võimaluse vaikselt uurida, kes on skeptilised ja jõuda ise selleni, et see tööriist teeb minu elu paremaks. Et ma arvan, et see oleks niisugune hea mõistlik lähtekoht. Ede Tamkivi noorte vabamu. Hästi lihtne praktiline küsimus, et mis teie ootus on, et kuhu need 10. ja 11. klassi õpilased järgmise aasta lõpuks jõuavad ja kas neid õpilasi saaks ka kuidagi kaasata sellesse, et neid 4700 õpetajat kuidagi harida, sest õpilased sageli on selles tehnoloogias nutikamad. Aitäh! Minu väga selge ootus on see, et kui me oleme jõudnud järgmise aasta kevadesse, siis meie õppijates on hakanud tekkima selgus, et mis asi on see tehnoloogia, mida ma saan kasutada selleks, et see mind õppimisel aitab. Jälle, mitte selles, et ta aitab mul sooritada midagi, vaid et reaalselt õppimise protsess, mis minu ajus toimub, kuidagi läbi selle tehnoloogia on mõtestatum ja sügavam. Tahad segada unistust? Ootust? Ma just proovin nagu mõelda, et mis siin nagu väärtust võiks luua selle hea küsimuse peale. Aga mul veel ei jõudnud see nagu kokku koonduda. Ma hakkan võib-olla tagumisest pihta, et väga piiratud aja tingimustes, meelega täna programm on ehitatud niimoodi, et mingis mõttes suuremast probleemist pihta või suuremast targusest pihta nagu järgmiste kallale, eks. Ehk et ka nagu käivitajate, asutajate poolt meil kogu aeg see nägemus nagu olnud, et tegelikult see programm lõpuks läheb elama siis, kui me saame ägedad noored ka ise selle taha ja asju looma ja osaliseks rohkem on ju. Aga me peame praegu alustama selles nagu teise poole pealt, et just nimelt, et üldse nagu tekiks võimalus, ehk et õpetajad ja haridusringkond. Nii et mina ise, kui sa võtad teistpidi, ootangi seda, et tegelikult kevadeks, järgmiseks kevadeks me oleme seal, et noored ise ongi aktiivselt ka käsi küljes kaasas. Ja mitte ainult, me siin räägime sellest, et nagu oleks võrdne võimalus õppida kasutama neid tööriistu. Mina tegelikult tunnistaks ka sellest, et me tegelikult toome juurde nurgad programmi, millega me noored saad võimalusega luua.
tehisintellekti abil mis tahes järgmist või õppida seda tehisintellekti ennast looma. Nii et siin on kihte, mida lisada üksjagu palju, et nii nagu vanasti tiigrihüppes ei olnud see ainult see, et arvutid tulid kooli, vaid tuli pärast teisi kihte juurde. Ma tahan öelda seda, et ma arvan, et seal on väga hea ettepanek, et noored võiks ju ka saada koolitust kuidagi tsentraalselt. Et see võib-olla, ma ei tea, kui praegu ei ole see programmis sees, siis võib-olla seda tasuks kaaluda, sest et see on valikute hulgas. Ma olen kohtunud koolidega ja näinud ise õpilasi, kes on kõik koolitatud välja olema haridustehnoloogid sisuliselt. Ja see on ilgelt äge. Ja need noored on nagu nii uhked ka seal üle, et ma tean, nagu, kuidas õpetajat toetada. Ja siis tuleb mingi õpetaja, ütleb, kuule, mul oleks abi vaja, võtab see noore tunnist ära napsti korraks 5 minutiks. Noor läheb, aitab õpetajat teises ruumis ja aitab selle asja ära lahendada, mis seal mureks oli ja see töötab väga hästi ja väga mõnusalt. Ja siis tuletab mulle meelde ka ühte Sloveenia programmi. Üpsilon oli selle asja nimi, kus oligi noored toodud, aga see lihtsalt nagu päris nagu vanuritele appi. Et pensioniealised inimesed, kes olid muidu jäänud kõrvale ühiskonnas osalemisest, et nad siis olidki spetsiaalsed nagu kohad, kus siis need noored siis käisid abis siis õpetamas ja koolitamas neid vanu inimesi, kellel on näiteks oma lapsi, kes neid saaks aidata õppida mingeid uusi tehnoloogiaid, et noorte rakendamine, ma arvan, et on ilgelt hea mõte. Lõpetuseks paari lausega, kas oli mõni mõte, mis jäi kripeldama, mida ei ole saanud veel välja öelda? Mulle jäi küll see, et tegelikult ma mõtlesin ka tagasi selle tiigrihüppe alguse peale, et see oli väga hea point, et enam-vähem vist iga nädal oli mingisugune suur artikkel kuskil nagu avalikus meedias, et kuidas me ikka raiskame avalikku raha ja missugust jama me siin korraldame Eesti riigis, et see mõttes, et ma arvan, et meil on niisugune tugev demokraatlik alus on riigis olnud juba tükk aega, et see mõttes on äge. Ja sel ajal, kui need artiklid ilmusid, siis tulevased unicornide ehitajad ja digiriigi ehitajad olid arvutiklassis ja tegid asju. Nii et see on nagu okei ja see debatt on tõesti tervitatav, aga et kui vaatan teistpidi, et ma arvan, minu saab olema üks nagu mõte, et hüppame. Kõik. Ma arvan, et võib-olla, mida me natuke rõhutasime ka, et on nagu see, et meie näeme seda kui sellise haridusmuudatuse algust, mitte ühte konkreetset projekti või programmi. Et see, mida me praegu alustame, et ma arvan, et see tegelikult annab meile võimaluse ikka nagu väga nagu põhimõtteliselt üle vaadata või ümber vaadata, et mida see kool ja õppija siis tegelikult vajab. Sellega me saame praegu paneelile joone alla tõmmata. Aitäh publikule põnevate küsimuste eest ja loomulikult aitäh panelistidele väga põnevate mõtete eest. Aitäh! Aitäh.